väga huvitava teemaga. Teemad lähevad aina huvitavamaks. Ja selle paneeli nimi on Kas võrdõiguslikkus tapab seksi? Ja sissejuhatuseks on see, et USA-s ilmus hiljuti üks uurimus, kus väideti, et võrdõiguslikkus tapab seksi. Ja nüüd me tahamegi sellel teemal arutleda, sest on erinevaid arvamusi. Et küsimus on selles, kas võrdõiguslikkusel on ka siis negatiivseid külgi. Ja küsimuse võib ilmselt püstitada nii, et kas atraktiivsem on naine, kes on enesekindel, oskab enda eest seista, panustab pere majandusolukorda või selline naine, kes loodab ainult mehe ja mehe rahakoti peale ja on selline malbekiisu. Aga ma annaksin nüüd sõna panelistidele, kes kindlasti veel väga erinevatest seisukohtadest seda probleemi käsitlevad ja kutsun lavale Merle Jäägri, kes on näitleja lavastaja, te kõik teate teda kindlasti, väga huvitav inimene, väga huvitavad seisukohad, te olete kindlasti kuulnud. Lisaks on ta ka kirjanik, jah, palun, kirjanik ja näiteks üks viimaseid raamatuid, mis ta on kirjutanud, on setokeelne luulekogu Pühä päiv. Ma loodan, et ma ütlesin õigesti. Ja ta on kirjutanud ka näiteks romaani Mees. Järgmisena kutsun lavale Kristjan Pomm, kes on meestearst, Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku arst, lisaks vabatahtlik skaudijuht. Kutsuksin järgmisena Ülle Marike Papp, kes on Eesti üks tunnustatumaid eksperte soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Esinenud väga palju, te olete kindlasti näinud teda siin ja seal. Siis kutsun lavale Evelin Tamm, kes on naisajaloo uurija, tegeleb aktiivselt haridusprobleemidega ja kasvatusteadustega, digitaalajakirja Naised net-toimetaja, algatas aktsiooni õpetajatele vääriline palk. Ja paneeli juht on meil Krister Paris, tuntud ja armastatud ajakirjanik, inimõiguste eest seisja, Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja ja elanud mitmel pool maailmas. Annan teile nüüd võimaluse käsitleda seda huvitavat ja keerulist probleemi. Mul oli kuidagi meeles, et alati kui Brežnev või keegi tuli pulti, võttis ta ka enne. Aga jah, praeguse paneeli teema, nagu ka öeldi, võttis oma pealkirja ühest Ameerika uurimusest. Sotsioloogiline põhjalik küsitlus, mis kõigepealt nentis, et Ameerika ühiskond on muutumas selliseks, nagu ideaalis peaks muutuma, perekonna võrdsemaks, terve 64% Ameerika perekondadest on need, kus nii naine kui mees käivad mõlemad tööl. Ma arvan, et Eestis me ilmselt isegi ületame selle näitaja, aga Ameerika on paljuski olnud ka väga palju konservatiivsem kui ütleme siis liberaalsem osa ehk Eesti ühiskonnast. Ja see uuring oli üllatav, sellepärast, et ta ei vastanud algselt püstitatud hüpoteesile. Kõik ju usuksid, et kui muutuvad suhted võrdsemaks, mees teeb rohkem kodus tüüpilisi naiste töid, hoolitseb rohkem laste eest, panustab rohkem just nimelt siis suhtesse, naine samas saab rohkem tööl käia, teenida võrdsemat
palka, olla igatepidi võrdsemas suhtes, siis kõik läheb ainult paremaks. Ja uuring näitas, et läheb. Suhted on harmoonilisemad, lahutuste hulk väheneb, seda muide ainult teatud piirini. Ainult selle piirini, kuni naine hakkab teenima rohkem kui mees. Siis täiesti statistiliselt tuli sisse vahe, et lahutuste hulk ka kasvab. Aga ütleme sinnamaani, see kõik on parem, inimeste rahulolema suhtega on varasemast kõrgem, aga mis kukkus? Kukkus väga selgelt näiteks seksuaalvahekordade arv, paaridel, mida võis pidada nii-öelda uuteks, modernseteks, võrdsetel alustel olevateks paarideks, see oli see näitaja umbes 5% võrra väiksem kui nii-öelda traditsioonilistel paaridel, kus on selgelt domineerivad ülalt alla mees-naise suhted. Ja see on juba statistiliselt täiesti märgatav vahe. Ja teine huvitav selle juures oli veel see, et ka kvaliteet langes selles mõttes, et kui paluti naistel, just nimelt naistel, ennekõike hinnata oma rahulolu seksuaalkogemustega, siis oli nii-öelda uut tüüpi perekondadesse nõrgem kui mujal. Ehk siis on see uurimus ilmselgeks märgiks, et mitte kõik pole kuld, mis hiilgab ja tekib palju kõrvalefekte, need võivad olla ajutised, täiesti võimalik, et hoopis tekivad uued kooslused, inimesed vahetavad partnereid ja kõik läheb jälle kenasti, aga et jah, see pole nii-öelda üks-ühele liikumine. Ja nüüd tule siis meie paneeli juurde. See oli Ameerikas läbi viidud uuring, tugines paljuski ka 90. andmetel ehk võib-olla ka pisut vananenud juba tänaseks. Eesti on samas läbi teinud tohutu kiire arengu nõukogude ajast, siis kuumad 90-ndad, nüüd praegu suhteline stabiilsus. Ma küsikski kõigepealt Kristjan Pommi käest, kes ilmselt puutub kokku just sellise juba siis nii emotsionaalse kui ka kliinilise poolega, aga millega mind tullakse juba nõustaja juurde. Kas mingi selliseid probleeme, mis varem ei olnud või olid nõrgemad, on nüüd tulnud rohkem, kas on midagi muutunud selles, mis inimesi üldse vaevab selles valdkonnas? Jah, aitäh selle väga hea küsimuse eest ja aitäh ka ürituse korraldajatele kutse eest täna siia. Et vihmasel pühapäeva pärastlõunal Tallinnast Pärnu sõites oli aega seksi üle mõtiskleda. Ja eelmistel päevadel uurisin ka erinevaid teadusartikleid, mis proovisin leida lisaks sellele mainitud Ameerika uuringule midagi põnevat ja ega aeg ei napiks ja väga häid selliseid uusi andmeid või mis oleks päris nüüd uurinud seda, et kas siis võrdõiguslikkus tapab seksi või mitte. Keegi ei ole päris nii seda ülesannet teadusmaailmas veel püstitanud, et võib-olla õige teadmine ja adekvaatne vastus küsimusele jah või ei vormis ka kunagi tuleb, aga samas ka mingit pidi teadustööga kokku puutudes, siis eks kõik sõltu sellest, kuidas uuring disainida ja küllap kõik võimalikke vastuseid on võimalik nii või naapidi saada. Aga püüdes siiski vastata ka küsimusele, siis kui vaadata Eesti meest ja kuidas ta oma seksuaalsusesse suhtub ja kas ta ka arsti juurde tuleb, siis vastus on ilmselgelt, et jah, ja järjest rohkem tuleb. Ja küllap siin on mingisugused ühiskonnas toimuvad muutuste mõjud ka üheks ajendiks või põhjuseks, miks mehed sellest murest on valmis rohkem rääkima. Ja kui vaadata kas või seda, et aina rohkem ei ole selliseid klassikalisi peremudeleid või kus otsustatakse elukestel olla erinevates paarisuhetes, kus sageli kipub olema ka vanuse vahe mehe ja naise vahel, siis Eesti ja ka muu maailma mees peab olema kõrgeeane, seksuaalselt aktiivne ja seksuaalselt võimekas, mis ühtpidi siis sunnib enda tervisest hoolitsema, teisalt jälle võib-olla siis ka arsti juurde tulema, et saada abi ja vastust küsimusele, et mida on võimalik teha selleks, et kõrgeeane seksuaalselt aktiivne püsida. Ja mis uuringuid lugedes tõesti ju ilmselgelt kinnitust on saanud, et mida tervem on inimene oma üldist sellist üldtervist kõige laiemalt silmas pidades, seda parem on ka tema seksuaaltervis, et selles mõttes mõeldes meeste peale, siis väga palju on ju ise enda kätes, et kui
ennast nii-öelda üle töötada ja kõikvõimalike meelemürkidega liialt palju mürgitada, siis ei jää tõesti muud üle, kui ainult ravimeid kasutada, aga alati ega need ei aita ja seksuaalsust kindlasti käsitledes ei tohi mõelda nii, et seksuaalsus see tähendab ainult suguühet mehe ja naise vahel, vaid selle juurde kuuluvad nii tunded, emotsioonid, mõtted kui ihad, et siin ei tohi ka sellisesse liiga nii-öelda kramplikusse tehnilisse sooritusse kinni jääda, vaid tuleb ka seda hinge poolt kindlasti arvesse võtta. Et just hinge poole pealt veel sulle küsimus, et ikkagi, kas just konkreetselt taoliste muredega, et naine, kes varem oli kena kodukanake, nüüd on märksa domineerivam, tahab kodus panna asju oma tahtmist mööda ja tänu sellele kannatab ka voodielu, on selliseid märke juba ka Eesti meeste seas nii-öelda juba sel tasemel näha, et tullakse nõu küsima? No, selle murega nüüd reeglina mees arsti juurde ei tule, et ole ja aita uus naine leida, kes vastaks ootustele paremini või midagi muud sellist. Et sattusin ühte uuringut eile lugema just selle teemaga seoses, et mismoodi siis mehe ja naise suguline aktiivsus, kui vaadata erinevast soost isikuid elukestel on, siis mehed reeglina on kauem seksuaalselt aktiivsed. Samas jälle ühe uuringu põhjal näiteks jõuti sellisele põnevale, mõnes mõttes ka ootuspärasele tulemusele, et püsivas paarisuhtes olles sageli on siiski mehe otsus see, et lõpetada seksuaalsuhe oma naisega, selles mõttes, et lihtsalt alati siis keha enam ei allu kõikidele nii-öelda tahetele nii hästi kui võiks. Ja selles olukorras muidugi mees tuleb arsti juurde, et hool nii enda pärast kui oma partneri pärast ja oma suhte pärast, et see on see, miks ju arsti juurde tullakse. Ülle-Marike, küsimus sulle. Kuidas tundub just selline üsna levinud hüpotees, et miks võiks siis suurem võrdõiguslikkus seksi tappa, on just see, et muutuvad sellised klassikalised võimusuhted ja tänu sellele, et mees on võib-olla ütleme siis, et sunnitud, ehkki see võib olla vabatahtlik, võtma rohkem enda peale sellise kodusaid koormaid, siis endale jääb nagu vähemaks sellist aktiivsust üldse ja tänu sellele siis ka võib see seksuaalvahekordade hulk langeda. Et mida sa üldse arvad sellisest teoorias, et kas selline suure võrdõiguslikkus just niimoodi inimsuhete plaanis võib tappa seksi kokkuvõttes või vähemalt kõvasti pidurit tõmmata? Aitäh, see oli nüüd äärmiselt huvitav küsimus, et kas kodutööd väsitavad mehe niivõrd ära, et ta ei ole võimeline enam seksuaalsuhteks. Kusjuures muide, selles uuringus toodi just välja, et see võib olla üks võimalikke tegureid. Nii et, jah. Tähendab, kui me nüüd räägime ühest ja samast uuringust, siis kõigepealt ma ehmatasin ära, et mis pealkiri see nüüd on, et sõnum on jumala eest selge. Et see, mis tapab, on igal juhul paha, järelikult sooline võrdsus on paha ja edasi pole vaja lugeda, sest mis on seks, ei ole keegi suutnud veel siiamaani ära määratleda. Ja mul on väga hea meel, et tuli sinna natukene muud ka juurde, kui lihtsalt üks suguühe. Aga mina lugesin selle Lori Gottliibi töö läbi ja võin natuke seletada, et see on 90. aastatel kogutud andmed nende paaride käest, kes pöördusid tema kui seksuaalterapeudi poole ja siis ta arvutas seal väga erinevaid asju ja korrelatsioon tuli tõesti selle vahel, et kui mehel või paaril olid niisugused traditsioonilised hinnangud, et siis oli seal täpselt 1,5 korda rohkem seksiti ühes kuus kui nendes egalitaarsetes paarides. Nii et protsendina kõlab see maru palju, eks ole, aga kuu aja peale 1,5 korda on nüüd kohutav, hirmuäratav oht. Ja siis ma vaatasin, et ma arvan, et seksist saavad aru naised ja mehed erinevalt vastavalt sellele, kuidas neid on sotsialiseeritud, et kui võtta see kvantiteet ainult aluseks ja seda võrrelda, siis võib-olla meestele töötab niisugune asi, et ärge jumala eest tehke kodutöid, väsite ära. Aga seda, et ma vaatasin veel muid uuringuid ka, sellepärast, et ma leidsin igasugust huvitavaid, ma leidsin ka neid näiteks, et mida iseteadlikum niisuguste feministlike hoiakutega on naisterahvas, seda suuremaid rahuldusi mees saab. Et ma ei tea, miks seda Eesti meedia ei kajasta. Ja leidsin ka seda, et võib-olla siin Kristjan oskab öelda, et üleüldse see niisugune, siis selle
vahekordade sagedus on langenud viimaste paarikümne aasta jooksul, vähemalt Ameerika uuringute põhjal. Ja teate, mida süüdistatakse? Süüdistatakse sotsiaalmeediat. Nii et võib-olla sotsiaalmeedia tapab seksi. Aga see, mis seksi tapab, ma arvan küll, et kui me räägime nüüd, et meil niisuguses traditsioonilises ühiskonnas niisuguse õige mehelikkusega käib juurde ka agressiivsus ja vägivald, et võib-olla siis on mõtet rääkida hoopis sellest, et niisugustes domineerivis- ja alluvussuhetes, ja me teame, et Eestis on igas 5. peres vägivaldsed suhted, et siis ma usun, et see niisugune ebavõrdsus tapab seksuaalsed suhted. Aga kõik muud uuringud näitavad seda, et kui on ikka võrdsel tasandil 2 osapoolt, siis on nii tülid paremad kui normaalelu parem. Kusjuures jah, tõepoolest on ka selliseid artikleid olnud, mis ütlevadki, et jah, et seksuaalelu tapab sama palju või isegi rohkem kui miski muu, tapab sinu väike iPad, mida sa võtad õhtul kaisu oma naise asemel või siis mehe asemel. Ei, vastupidi, mõlemad võtavad oma iPadid. Mõlemad, jah, täpselt. Ja kasutavad seda võib-olla ka teinekord lihtsalt kilbina, eks need teooriad selle koha pealt on erinevaid. Aga Evelin, enneist sa rääkisid väga huvitavalt ühest ajastust, kus just nagu olid ülima võrdsuse ideaalid, rääkisid Aleksandra Kollontaist ja Lenini aegsetest esimesest kommunismi aegsetest seksuaalsuhetest, kus kõik olid vähemalt sõnades püüdesid sellise täiuslikult võrdse ühiskonna poole, et mida need võiksid anda eeskujuks või järelemõtlemiseks meile praegu? Jah, et see on hästi huvitav, et kui me Eestis ka räägime feminismist või naiste küsimustest siis, või sellega seonduvast, et siis vihjatakse tagasi Nõukogude ajale, et meil on ju naised olnud võrdsed ja siis ma olen uurinud ka seda Aleksandra Kollontai autobiograafiate ja tema elulugude kaudu, mis on nagu erinevad autorid siis kirjutanud, et sest tema oli omas ajas, ta oli Leniniga kõrvuti üks selliseid jõulisemaid revolutsionääre ja tema tõi selle vaba armastuse teema hästi jõuliselt välja ja rõhutas just seda naise seksuaalsust ja temal endal olid mitmed mehed, kellega ta oli koos, kas ühe mehega ta oli abielus, või oli ta 2 mehega abielus, aga tal oli rohkem neid suhteid ja tolles ajas oli see väga skandaalne. Et mis minu arvates on huvitav, et tegelikult tema sellised revolutsioonilised ideed on minu arvates tänaseks nagu vääriti tõlgendatud Eestis või nagu see kommunistide esialgsed ideed armastusest, et Lenini kaudu on need jõudnud meile ja see on väga huvitav selline väändunud diskursus, ja kutsuksin kindlasti üles nagu seda ka meie ajalukku jäävad seda arutelu uuesti käsitlema ja uurima, et seda on tegelikult väga vähe tehtud alles. Aga ikkagi tulles tagasi küsimuse juurde, oli see midagi, mis annab eeskuju või midagi tähelepanuväärselt just nagu tänaste suhete jaoks? Ma saan aru, et tegemist oli üsna progressiivsete ideedega näiteks nende jaoks, kes ennustavad klassikalise perekonna kadu ja üleüldist mingil kujul siis vaba armastuse tagasitulekut. Kui ma vaatan tema ideid selles ajas, et siis ja tema enda elulugu, et mulle tundub, et need ei realiseerunud üleüldse Nõukogude Liidus või nendes oli väga väikseid nagu ta riivamisi ainult suutis midagi mõju avaldada, aga tegelikult tema see suurem mõjuala on minu arvates hoopis Skandinaavia riigid. Ta läks ja töötas saadikuna Norras ja Rootsis aastaid ja seal naisliikumises ta pidas loenguid ja minu arvates, kui me vaatame täna Skandinaavia naiste ja meeste omavahelisi suhteid, et siis minu arvates seal on nagu jälgi Kollontaist rohkem, kui me vaatame Vene suunal. Et kui see nüüd oli see vastus? Põhimõtteliselt jaa, et just nimelt Nõukogude ajastust võib-olla siis
tulevikus Skandinaaviasse, Eesti ehk on kuskil siin vahepeal teel. Merle, hinnates väga teistsugust nõukogude ajastut ja praegust, mida sa üldse oskaksid öelda selles valdkonnas nende inimeste seksuaalsuhete kohta? On nad muutunud inimlikumaks, ma kasutaksin sellist väljendit? No minu meelest on see üldteada fakt, et nõukogude ajal seksi ei olnud. Kust olen mina tulnud, ausalt öeldes ei tea. Ma olen üsna veendunud, et minu isiklik ema vist vähemalt üks kord elus täitsa kogemata seksis, no vastasel korral poleks ju mindki. Aga ma mäletan oma niimoodi kunagisi tülisid oma emaga teemal, et no ühesõnaga, et tülid käsitlesid nagu seksi, et sa ikka vahetad neid poisse ka nagu sokke ja kindlasti sa kõigiga seksid ja no nii edasi ja noh, mida iganes. Ja mis peale mina siis ütlesin oma emale, et aga sina vist oled seda elus ainult üks kord teinud. Noh, umbes midagi taolist meil siis oli. Aga noh, tahes ma siin natuke vahepeal kribasin, siis kui teised rääkisid, et kui tulles nüüd nagu tagasi selle traditsioonilise peremudeli juurde, et kus siis mees on see, kes rabab ennast pooleks, on ju, ja naine siis rabab, noh, teeb niimoodi tublilt koduseid töid, eks, et ühtegi tolmukübet kusagil ei ole. Minu mõtted sellise peremudeli puhul kalduvad, andke andeks, nagu sellesse sfääri, et kui üldiselt muidu on prostitutsioon meil taunitav, eks. Pole ju ilus minna raha eest seksi ostma. Siis taolises peremudelis, noh, mulle isiklikult nagu tundub, on prostitutsioon kui selline juba algselt sisse kodeeritud ja täiesti nagu normaalne nähe, et kui naisel on kange himu saada naaritsa kasukat, kullakene, too mulle palun see naarits. Okei, 30 keppi rollimängudega koos. Sa saad oma naaritsa. Et siis sellisel kujul nagu oleks see prostitutsioon siis nagu täiesti normaalne või. Ja seda nagu jälle samas prostitutsioonina ei käsitleta. Noh, tundub mulle isiklikult. Ülle-Marika, just tahaks sinu kommentaari kuulata sellisele väitele. See on palju levinud väide, et umbes tõesti, et sellises klassikalises hierarhilises suhtes umbes nii, nagu Merle kirjeldas, toimibki, et mida tahaks väga näha enda tutvusringkonna põhjal hinnates, et see on jäänud kaugele minevikku, aga milline on olukord Eestis tegelikult, kui võtta üldiselt kokku? Ma võin rääkida hästi palju, kuidas on olukord soolise ebavõrdsusega ja soolise võrdõiguslikkusega, aga ma arvan, et meil ei ole vist ei orgasmoloog ega seksoloogid teinud väga põhjalikke uuringuid. Ma tean, et Eesti elanike seksuaalkäitumise kohta viimane uuring tehti kuskil 98 ja seda ka välismaalaste poolt. Aga loomulikult, noh, kuna see mõiste seks on määratlemata praegu meie jaoks, eks, et siis on neid uurimisaspekte võimalikult palju ja ma usun, et niisugust majandusteaduslikku aspekti võib ka kindlasti analüüsida, nagu Merle praegu rääkis, et võib majandusteaduste seisukohalt ja psühholoogid ja seksoloogid ja arstid. Aga ma arvan siiski seda, et me räägime kahest erineva tasandi nähtusest, kui me soolisest võrdsusest räägime nagu ühiskonna tasandil ja diskursuste tasandil, kuidas me ühest või teisest asjast mõtleme ja räägime, et siis see teine on seal see diivani tasand ja sinna diskursust ja diivani vahele jäävad kõik normid, kõik väärtused, mis on meil tulnud, ma ei tea, kas just Rooma ajast, aga kõikidest aegadest, kus me läbi oleme tulnud, kõikidest kultuuridest, et see niisugune ideoloogia määrab palju selle, et mis seal perekonnas toimub. Ja ma usun väga seda, et see, kuidas me räägime naistest ja meestest ühiskonnas või kuidas me neid kasvatame või kuidas toimub niisugune seksuaalne sotsialiseerimine noortele, et kas nad peavad olema selles raudses kastis, et sa peavad olema seksikas, äge, teenima palju ja istuma selle piiri sees ja võitlema seal oma
staatuse eest, rääkides teistele meestele, kui äge sa oled, et võib-olla me peaksime sealt pihta hakkama ja siis me enam ei eksleks nii väga nende võimalike teooriate ja lähenemisviiside puhul, sest neid müüte on hästi palju ja meedia kahtlemata võimendab igasuguseid asju ja üritab hästi lihtsalt öelda, et kõik on üks põhjus, üks tagajärg. Kristjan, kui rääkida just bioloogilisest algest, siis kuivõrd ikkagi veel määrab just nimelt ka taolistes suhetes nii-öelda klassikalise maskuliinsusele omistatav domineerimistahe ja võib-olla teatav agressiivsus, kuivõrd see määrab ka seda, mis ikkagi kandub mis toimub magamistoas, kui täpselt sage, kui mõnus, kui hea see kõik seal on. Jah, siin sellist ühest vastust kindlasti ei saa nüüd anda, et mida agressiivsem mees, seda rohkem ta seksib ja seda parem on tema seksuaalelu, et seal on küll on tõesti uuritud, vaadatud niisuguseid mahokultuure, et seal võib-olla mees ka kirjeldab tegelikult ilusamaks oma elu, et märgib ära rohkem partnereid, kui tal tegelikult on olnud ja ka rahulolu seksuaalsusega peab kõrgemaks, mida on välja tulnud Inglismaa teadlased, kes on seksuaaltervist nii oma riigis uurinud kui üle maailma, et just sellistel mahokultuurile omastes riikides millegipärast on nii, et meeste seksuaalelu sagedus on oluliselt suurem kui naistel. Naised seal ühiskonnas võivad olla allaheitlikumad ja jätavad kas midagi siis küsimustikes vastamata või on see enesehinnanguga seotud põhjused. Kui mõelda bioloogilistele alustele, nagu küsimuse alge, eks ole, oli, et siis loomulikult igat asja, mida inimene oma elus teeb, mingi põhjus seal on, mis seda mõjutab. No mehe seksuaalsuse üks selline mõjutaja kindlasti on meessuguhormoon ehk testosteroon, et kui minna hästi lihtsaks, siis tõesti on olemas üks ja selge driver, mis paneb siis mehe liikuma. Lisaks sellele testosterooni mõjule või testosterooni mõju muidugi ei ole ainult, eks ole, mehe seksuaalsusele, vaid ka tema üldisele aktiivsusele, üldisele ärksusele, enesekindlusele, kogu selle meheks olemise mustrile. Ja teada on see, et tõesti stress, ületöötamine võib seda meessuguhormooni allapoole viia, ehk seal tõesti on oma väga lihtsad bioloogilised seosed olemas, et miks inimene nii tehtud on hea küsimus, millele peame kuskile mujale vaadates võib-olla pöörduma, et küllap ta ühtpidi neile targasti tehtud, et inimene ennast siis päris lõhki ei kisuks. Merle, sa enne peaaegu purskasid naerma, jäi mulle mulje, et selle kommentaari peale siin. Oota, tuleta meelde, kus kohas oli, mul juba mõtted niimoodi läksid natuke mujale. Aga jah. Selge. Mille peale ma naersin? Nii. Minul on siia kommentaar, et kui me vaatame ajaloolises plaanis või siis ka jõuame tänapäevale, et kas inimene on loom või vaimne olend, et see on minu jaoks ka siin üks küsimus, et ma avastasin hiljuti Kirjandusmuuseumist ühed väga huvitavad armastuskirjad, mis on kirjutatud, need on lausa 400 tükki ligikaudu, kirjutatud 1906 kuni 1917 ja nende autoriks on Eesti minu arvates läbi aegade kõige suurem feminist, kes tõesti, Maria Reisik, väga paljud ei tea tema nime, aga ta oli väga aktiivne Eesti naiste õiguste eest võitleja ja naisõiguse üldse võib öelda maaletooja nii-öelda Eestisse ja tema tööd on päris suures osas unustusse jäänud, aga kui öeldakse siin sellist nagu stereotüübid meedias, et siis üsna sageli öeldakse, et feministid vihkavad mehi, siis ma leidsin need armastuskirjad ja olin üks esimestest, kes need lahti tegi Kirjandusmuuseumis, nii et see ei ütleks, et see feministide või üldse see naise võrdõiguslikkuse või võrdõiguslikkuse probleem, siis nii nagu me seda täna juba räägime, et see püüab inimest tuua ikkagi edasi sellest väga primitiivsest maailmast
kus me kunagi kiviajal olime ja minna edasi selle järgmisesse etappi, et minu arvates siin tuleks kindlasti seda rõhutada. Nii et juba jah, eelmise sajandi algul võis tuua selliseid positiivseid näiteid, aga siis samas praeguse sajandi algul me kuuleme ikkagi veel seisukohti, et väga paljuski on see, mis toimub just nimelt teatud mõttes kodune prostitutsioon, et mis sinu hinnang on, kuivõrd ikkagi raha määrab selle, mis toimub ka magamistoas? Jah, see on mulle jälle jah, et ajaloolises plaanis ma ei oska, seda ei ole vaadanud, et 20. aastatel ju naised tulid nagu tööturule ja siis tekkis ka tegelikult see üldse see võrdõiguslikkuse diskussioon ja mulle tundub, et naise selline iseseisvuse teema ja samal ajal tekkis ka naise seksuaalsuse küsimus tegelikult üleüldse, et ka naine on seksuaalne olend ja et mis see naise seksuaalsus on siis, et minu arvates on oluline, et me ei räägiks ainult meeste seksuaalsusest, vaid räägiksime just ka nimelt, et mis see naiste seksuaalsus on ja siis kindlasti nagu veel mitte jäädes heteronormatiivseks, või et me püüaks nagu minna ja mõista ka neid inimesi, kes tõesti siis eelistavad mitte teist sugupoolt, vaid omasoolisi, et see on ka kindlasti teema täna Eestis minu arvates, mille üle tuleks siin arutada. No kui kogu selle diskussiooni puhul võib muidugi jääda väga kergesti mulje, nagu olekski suhetes seks primaarne, võib-olla paljude jaoks ka on seda, et just, kas see pole mitte just omaette nagu stereotüüp, et palju seksida on tingimata hea ja see ongi just nagu tunnistus ka heast suhtest. Ma alustaks näiteks Merlest. No tegelikult mina jälle alustaksin sellest, et seks kui selline toimub alati inimese peas. See, mis keha osad sellest hiljem osa võtavad, see on natuke teisejärguline. Aga hea seks toimub alati põhiliselt inimese peas ja teinekord võib saavutada väga huvitavaid seisundeid ka ilma teatud keha osade stimuleerimiseta, ma ütleksin niimoodi. Aga jah, et kui siin ajalugu puudutati, siis mul lihtsalt kuidagi tuli meelde see, et viktoriaanlikul Inglismaal läks järsku lahti mingite noorte seas, noorte tütarlaste seas mingi pastorite kultus ja hakati abielluma niimoodi kangesti pastoritega. Ja siis nad elasid niimoodi kenasti koos, olid abielus, elasid juba mingi aasta-paar ja siis läksid arsti juurde ja tundsid huvi, et miks meil küll lapsi ei tule. Ja siis, kui arstid neile seletasid, et mida nad peavad lapse saamiseks tegema, siis olid need noored mehed olid täiesti šokis. Taevane arm! Kuidas ma saan sellise ingelliku olevusega, nagu minu naine on, teha midagi nii jubedat ja räpast, mida ma käin tegema salajast prostituutidega, et see on ju kohutav. Ja vist oli see kuninganna Victoria, kes siis olla öelnud ka sellise lause, et ja kui mees heidab teie kõrvale, siis sulgegi silmad ja mõelge Inglismaa peale. Ja samal ajal hakkasid tänu sellele, et said naiste seas väga populaarseks. Ühesõnaga üks populaarseim haigus naiste seas oli hüsteeria. Ja tekkisid kõikvõimalikud hüsteeria ravikabinetid. Hüsteeriat raviti väga huvitaval meetodil, põhimõtteliselt, ütleme, et tegemist oli kunstpeenisega. Tekkis väga palju huvitavaid aparaate. Üks näiteks oli selline, et kus naine sai ise siis niimoodi vändata nagu jalgrattaga ja siis toimus hüsteeria ravi. Sellest oli üks film ka minu meelest isegi tulnud välja. Aga lihtsalt asi selles,
et tol ajal minu mäletamist mööda Inglismaal oldi nagu veendunud ja mitte ilmselt mitte ainult seal, ilmselt ka mujal, et seksuaalsus kui selline on omane ainult meesterahvale, et naisterahval ei ole selle kohutavalt räpase asjaga üldse mitte mingit tegemist, et võib-olla ainult mõned eriti langenud naisterahvad on siis need, kes siis tahavad üldse seksi. Jah. Et eriti konservatiivsemate inimeste jaoks võib kindlasti tunduda, et ka praeguses ühiskonnas on, ka meedias just nimelt on seksi üleküllust märgatavalt rohkem kindlasti, kui oli varem seda on täiesti arusaadav, aga et võib-olla juba kaugelt liiga palju ja see domineerib kõige muu üle. Et kuidas teised panelistid hindavad, et kas on meil seda siis seksi üle afišeeritud, et suhetes on ju ka kõike muud? Mina näen küll seda, et meil on mitte ainult seksualiseeritud, vaid ka pornofitseeritud terve meid ümbritsev maailm. Ja ma näiteks praegu tean, et Island, keda me peame niimoodi soolise võrdsuse osas esimesel kohal olevaks maaks, arutab seda, kas mitte kinni panna interneti pornosaidid, et nende noored mehed kasvaksid üles natuke tervislikumas õhkkonnas ja suudaksid suhelda enda kaaslastega tulevikus, suudaksid nendega rääkida ja et neile tekiks niisugust väga väär arusaama asjadest. Aga mul on väga hea meel, et me läheme siin viktoriaansesse aega ja mujal, et ma tean seda aega, kus öeldi, et inimene on üks ainukene inimene, lihtsalt et naine on vähem arenenud ja suguelundid on vale pidi. Ka keeles on ju meil. Aga ma arvan, et kui me peaksime lõpuks jõudma ikka selle kaardimänguni, et kelle käes on trumbid, seksi või soo käes, et ma tahaks väga küsida siin naabri käest, et miks on niimoodi, et meesterahval niisugust, kuidas ma ütlen, seksuaalset ebaedu, miks mehed seksuaalset ebaedu peavad nagu nii väga rohkem üle elama kui naised? Või miks see nende jaoks on nagu kõvasti suurem probleem kui naiste jaoks? Et siin oli varem juttu enne topeltstandarditest, et seksuaalelus meil on väga ranged topeltstandardid, eks? Et mehe mõõt on ikka see suhete arv ja sagedus, siis on elumees, aga naisel tuleb nagu teine nimi sinna juurde. Et miks see nii on? Miks meil on see niisugune ideoloogia, mis siis nõuab nagu mehelt, see ei ole ainult testosteroon, eks ole, sest naistel on ka testosteroon, eriti kui nad vihastavad, sama palju kui meestel. Et miks see meil see niisugune siis see tõesti kahe kõrva vahel või siin peas need asjad nii kaua kehtivad? Hea küsimus, jah, aga ma kindlasti ei julgeks sellist üldistust nüüd kas või Eesti ühiskonda vaadates teha, et mehe jaoks seksuaalsus on olulisemal kohal kui naise jaoks, et see tänapäevane seksuaalsuse käsitlus ikkagi võtab ju arvesse meest, naist kõigis nendes erinevates suhete mustritis võimalustes, mis siia alla kuuluvad, et selles mõttes miks et kas mehe jaoks tõesti on oluline see, et üks sinu edu kriteerium on see, et mida rohkem su elu jooksul partnerid on, seda parem oled sa ühiskonna silmis. Ma arvan, et see ei ole nii. Et võib-olla kuskil ühiskonnas on, kui ma Eesti peale mõtlen, siis minu jaoks see küll ei tundu nii olevat, et kõige kõvemal mehel järelikult peab olema ka kõige rohkem olnud elu jooksul seksuaalpartnerid, kõige suurem auto ja mitmed veel sellised klišeed, mis võib-olla kiputakse mingit pidi meedia kaudu võimendama. Et ma ei usu seda. Aga meedia võimendab seda, eks? No ma olen nõus, et meedia võimendab, jah, aga selles mõttes, et kas see ka tegelikult nii on, siis tuleks uurida, aga ma julgeks arvata, et see pigem ei ole nii. Ja ei, ma olen sellega nõus, et need rollid ka seksuaalsuhetes on kõvasti muutunud ja Michael Kimmel on niisugune meesuurija, kes ütleb, et naised on väga palju üle võtnud neid nii-öelda varasemaid mehelikke käitumisi, julgevad ise ettepanekuid teha ja julgevad pikemad olla kui meespartner ja kõike muud niisugust, mida varem ei olnud ette näha, et see ongi muutumises. Et Evelini ka veel küsimus just nagu vaadata tagasi ajalukku ja mõeldes just selle peale, et naised on muutunud enesekindlamaks ja rohkem võtnud võib-olla sellist juhtimist ise üle. Millist rolli ikkagi mängis The Pill, see, et naised vabanesid ühest väga suurest riskist seoses seksuaalvahekordadega? Et millist rolli
mängis selles, et naised on hakanud rohkem võtma ise initsiatiivi üle. See the pill, see, et nad said hakata, nad kaotasid ära ühe väga olulise riskiteguri, mis paratamatult, arvestades seda, et mees võib lihtsalt ära kõndida, oli naiste puhul väga palju suurem siiamaani kui meestel. Minu arvates see, et üldse selline toode tekkis, on seotud juba naise seksuaalse muutumisega, sest et kui me vaatame ajaloos, siis on toodetud pigem meestele soodsaid asju ja alles siis, kui naine juba oli emantsipeerunud, alles siis hakati uurima neid asju, mis võiksid toetada naise seksuaalsust, et see tuli pigem minu arvates vastupidi, see naise seksuaalne julgus, et ma ütlen, et see Kollontai autobiograafiline kirjutus seal 20. aastatest, ta on kirjutanud sellise autobiograafia, mille pealkiri on väga minu arvates huvitav, see on ingliskeelsena kättesaadav, The Sexual Emancipation of the Autobiography of Sexually Emancipated Communist Woman ja see on 20. aastatel ja seal ta siis juba räägib nendest probleemidest, et kuidas siis seda naist seksuaalselt, kuidas see naine saaks vaba olla. Ja räägib ka laste kasvatamise probleemidest, et naine ei saa olla vaba, kui ta peab üksinda lapse eest hoolt kandma ja nii edasi, et see on üsna, ja ta tegelikult võitles selle eest juba varem, et sellel hetkel ta alles kirjutab sellest nii-öelda tagasivaatavalt ja ma arvan, et just selle surve najalt, et naised olid juba seksuaalselt aktiivsemad, tekkis see vajadus ka raseduse kontrollimiseks, et see ei olnud mitte nii, et nüüd me tahame rasedust kontrollida, vaid pigem vastupidi. Tahaksin lihtsalt siinkohal öelda, et ilmselt mitte küll kõik naised, aga ma tean seda, et rasedust osati vältida ka juba kõvasti varem. Üks selline väga, väga tõhus, mis mul on lihtsalt kuidagi kirjanduses silma jäänud, on sidruniviil. Ehk siis hape tapab spermatosoidid ära. Lihtsalt niisugune väike vaevärkus. Näete, teema on väga lai bioloogias kuni erinevate ideoloogiateni. Sõna saalile, kindlasti on huvitavaid küsimusi ja veel huvitavamaid vastuseid. Siin puudub praegu doktor Sõõritsa, kes oleks võinud rääkida kunstlikust viljastamisest ja see peaks puudutama seda viimast teemat, võrdõiguslikkus tapab seksi. Ma ei tea, kes seal meestest on kompetentne, et vastaks doktor Sõõritsa eest. Aitäh! Nii, küsimus puudutas kunstlikku viljastamist, aga tegelikult otseselt ma küsimust ei kuulnudki ja ma kardan, et lihtsalt niisama doktor Sõõritsa eest. Äkki oskate öelda, mis on küsimus doktor Sõõritsale? No aga kuidas seda teie meesterahvad näete ja naised võiks ka vastata? Mis see siis on? Selgitage natukene meile, kui me tahame ka teada. Aitäh! Ma võin sellele küsimusele vastata, et ma töötan ka viljatusravikeskus Ida-Tallinna Keskhaiglas ja mis tõesti tegeleb nende paaride aitamisega, kus normaalsel teel laste saamine ei õnnestu, mis on ühe paari jaoks ilmselgelt väga suur tragöödia ja võib põhjustada palju pettumust ühe paari jaoks ja ka paarisuhete lagunemist, kui ei õnnestu soovitult lapsi saada. Ja see, et tänapäeval kunstlik viljastamine, mille tõesti üks selline maaletooja Eestis on doktor Sõõritsa Tartus, on olemas, on pigem väga suur väärtus ja seda kuidagi halvaks pidada või taunitavaks tänapäevase meditsiinikäsitluse järgi ei ole küll põhjust. Ja siin ju see valik, et kas seda kasutada või mitte, sõltub ikka nüüd mõlemast poolest, nii mehest kui naisest, on ühine otsus, kui see on ainus tee, mismoodi võimalik lapsi saada, siis loomulikult tuleb seda kasutada. Nii, ennist nägi seal üks valge punasega. Kohe tuleb ka mikrofon.
see oli niimoodi, et mul on 2 inimese küsimus, lihtsalt küsimused. Mina, Merka, ei ole see raamatut lugenud, aga ütleme see raamatus, et kellega läheb naine paremini voodisse. Kas rikka mehega või niisuguse atleetliku jalgpalluriga? Ootame, siis ma ei taha istuda veel. See on Merka sinule küsimus. Siis on Kristjan Pommile ka küsimus, lihtsalt küsimused. Missugune naine meeldib mehele rohkem? Kas niisugune litsikas vaene, litsikas rikas või on korralik vaene või korralik rikas? Ainult üks vastus. Mõlemilt. See on nüüd tõsine küsimus tegelikult. Sa, Krista, esitasid selle mulle isiklikult või? Jah. Ei, see on see, mis sul see raamatus on, ma ei lugenud su raamatut. Mina arvan, et nii palju, kui on maitseid, või nii palju, kui on inimesi, nii palju on ka maitseid. Ma siin sattusin vaatama, jälle kusagilt lehist jäi silma, et tehti küsitlus mingite naiste hulgas, et kumb on nende meelest ägedam mees, kas Obama või Putin. Putin võitis. Imelikul kombel. Ma ütlen, mina isiklikult oleksin valinud Obama. Ikka selline väga klassikaline ju macho. Macho siis mingi välimus. Pisike ja kulepäss. Veel? See on tõesti tore küsimus, et kui isiklikult sellele nüüd peaks vastama, mõnes mõttes ma olen eelkõnelega väga nõus, et sõltub nüüd soovidest, jah. Minu arvates see küsimus on selles mõttes huvitav, et ma nägin seda peale naistepäeva Õhtulehe esikaanel, kui ma läksin Balti jaama suunas ja siis see Õhtuleht oli eksponeeritud kioski seinal ja seal oli üks meelas asendis naine ja pealkirjaks oli siis küsimus, milline naine meeldib meestele. Ma mõtlesin, et oi jummal, et milline tase, et nüüd meil oli eile naistepäev. Kas see on siis austus meie naissoole Õhtulehe poolt? Olin väga hämmastunud. Igal juhul vaatan vaikselt kella. Ja mõtlesin alguses teha ise lõppsõna teie sõnavõttude põhjal, aga meil oli palju juttu ajaloost ja teemad on väga laiad. Ainuke, mida saame öelda, et elame muutuvatel aegadel, mis küll head, mitte huvitavatel, et mitte parafraseerida ühte Hiina vanasõna, ehk teilt igaühelt palun üks lühike kiire vastus sellele esitatud küsimusele ja ma ei taha keskenduda sõnale tapab, sest tapmine on lõplik protsess, seda ei juhtu ju, et võrdõiguslikkus tapab seksi. Kas võrdõiguslikkus piisavalt kägistab seksi? Hakkame siit pihta. Mina isiklikult arvan, et vaevalt küll. Ma räägiksin siin väga kiirelt ühe loo, kuidas üks mu tuttav, väga sümpaatne, väga intelligentne keskeas meesterahvas otsustas minna, et lähen ka vaatan, mis toimub ööklubis. Ta polnud seal kunagi varem elus käinud, aga lihtsalt huvi pärast. Ja ta ütles, et ta rääkis pärast seda niimoodi, et ta sai äärmiselt hämmastava kogemuse, kuidas tulid tema juurde niimoodi järjest sellised kenad, noored tütarlapsed, pärast paari vahetatud lauset, ütleme ilma ja muusika ja ma ei tea, mis iganes teemadel järgnes küsimus. Kas sinu või minu pool? Kiirelt. Ja ühesõnaga vaadates seda situatsiooni, ma arvan, et ilmselt ei tapa. Kristjan. Ma olen ka seda meelt, et see võrdõiguslikkus kindlasti kuidagi ei mõju halvasti paari suhtele, pigem ikka hästi ja pigem ta annabki mõlemale poolele olla võimaluse nii-öelda aktiivsem, kummal siis parajasti jõudu rohkem on ja ühiselt kodus ära tehtud kodused tööd. Kui reede õhtul ei jõua, siis laupäeva hommikul ikka. Ja Ülle-Marike. Jah, minule väga meeldib lugeda igast uuringuid. Kuskil ilmus hiljuti üks uuring, et Coop ajastul, ma ei tea, 10 000 aastat tagasi
kippus toitu nappima ja siis need jahimehed jagasid oma toitu blondidele, kui nad koopasse tulid. Täiesti tõsine uuring ilmub ajalehes või teine uuring, et meeste aju on programmeeritud süstematiseerimiseks ja naiste aju on programmeeritud emotsioonideks. Et ma tahan öelda, et need erinevused naiste ja meeste vahel on kõvasti väiksemad, kui me armastame neid rääkida. Ja see uuring, mis algusest tuli, et seal oli üks hea näide sellest, kuidas üks patsient ütles, et et kui tema näeb oma higist nõretavat musklites meest, et siis tas kohe tekib niisugune kirg. Mina arvan, et siin saalis on pooled inimesed, kes, kui nad näevad puhtaks pestud meest, tekib võib-olla hoopis siis kirg, et see on ikkagi väga individuaalne asi ja sooline võrdsus annab inimestele rohkem vabadusi ja vabastab nendest piiravatest soorollidest ja ei maksa karta, et siis kõik mehed ja naised hoopis teineteisega sarnaseks läheksid. See bioloogiline sugu jääb igal juhul, aga ma arvan, et mida vabam on inimene sisemise käitumisega, seda parem on. Ma arvan, et väga paljud meeste probleemid tekivad sellest, et nad ei ole õppinud rääkima ja suhtlema ja välja rääkima asju. Jah, no mina omalt poolt ütleks lõpetuseks jälle selle kogemuse ajaloost, et vähemalt võrdõiguslikkusest seisnud naised on läbi aegade olnud väga kirglikud, vähemalt siiamaani mina ei ole leidnud ühtegi naist, kes ei ole või kelle biograafias oleks selliseid märke, umbes, et tõesti, et nüüd sellest ükskõiksusest või et seetõttu nagu ma arvan, et kui juba eestminajatega ei ole midagi hullu juhtunud, siis ega järeltulijatega, kui me räägime võrdõiguslikkusest juba laiemas plaanis ja ühiskonna tasandil, siis vaevalt nendegagi midagi juhtub ja ootan küll seda päeva, et palgalõhe Eestis on tundmatu ja ma usun, et kellegi seksuaalelu sellest kannatada ei saa. Aitäh! Kokkuvõttes jõudsimegi tegelikult tõdemuse nii, et kuna me võrdõiguslikkust veel saavutanud pole, saame ainult teoretiseerida, kõik märgid on head, nii et töötame parem selles suunas. Aitäh panelistidele, aitäh kõigile teile!